Tere, minu nimi on Sander ja toon sinuni miniseriaali sellest, mida sa võiksid teada virtuaalreaalsusest. See on osa 2, kus me räägime sellest, millised on need kõige lahedamad kogemused kõikidel virtuaalreaalsusplatvormidel ning ka sellest, millised on nii-öelda puudujäägid või miinused nendel platvormidel. Esimene asi tihti, kui ma räägin oma sõprade ja perega virtuaalreaalsusest, on see, et mida seal siis teha saab, miks see nii lahe on või miks sellest kõik räägivad. Siin on mõned näited sellest, mis mulle on jätnud kõige sügavama mulje. Cardboardi kasutamine on väga lihtne, sa lihtsalt pead võtma oma telefoni, iPhone'i ja Androidi, panema sinna Cardboardi sisse ja ühendama kindlasti ka heliseadme, sest et ka heli on väga oluline osa virtuaalreaalsuskogemusest lisaks visuaalile. Mis on see asja, mida sa teha saad? Kindlasti esimene on meelelahutuslik pool, vaadata 360-kraadiseid videosi, näiteks siin vaadates, kui zombid tulevad sinu poole, isegi Cardboardiga sa saad väga autentse kogemuse, ehmatad paljud oma sõbrad ära. Järgmiseks on kindlasti oluline pool ka hariduslik pool. Selle asemel, et vaadata asju 2-dimensiooniliselt õpikus, saad sa nüüd vaadata neid 360 kraadi alt 3D dimensioonis ja neid endale ette kujutades palju parem kui seda raamatus nähes. Lisaks haridusele on suur osa ka reisimisel. Sa saad minna näiteks mägedesse, kõrbesse või külastada mõnda uut muuseumit, kus sa pole varem käinud. Cardboardil on olemas ka peal induktiivne nupp, millega on sul võimalik suhestuda ekraanil toimuvaga, näiteks ringi liikuda muuseumis. Cardboardil on juba saadaval ka mõned mängud, lihtsamad mängud, kus sa samamoodi saad kasutada peal olevat nuppu, et ekraanil vajutada erinevatele objektile. Cardboard on ka muidugi hea viis vaadata neid kõiki 360-kraadiseid fotosi, mida sa oled oma telefoniga teinud. Teisena vaatame Samsungi ja Oculus'e koostöös loodud Gear VR seadet ja millised võimalused on sellel võrreldes siis Cardboardiga, milliseid kogemusi on võimalik seal luua. Gear VR saab kasutada ainult Samsungi viimaste telefonidega alustades Galaxy S6-st, sest et Gear VR-i sees olevad sensorid on just mõeldud nendele seadmetele, et parandada sinu pea jälgimise täpsust. Selle ülesseadmine on aga väga lihtne, lihtsalt paned oma telefoni sisse ja paned Gear VR-i omale pähe. Selle küljes on ka rihmad, mis teevad kasutajakogemuse palju mugavamaks ja kaasahaaravamaks võrreldes Cardboardi, kus sa pead seda käes hoidma. Samamoodi need läätsed võimalik optimeerida, ehk kui sa vaatad, siis sa enam ei näe neid ääri, nagu sa näed Google Cardboardis. Lisaks parematele läätsedele ja võimalusele nende fookust muuta vastavalt sinu silma nägemisele, on seal ka palju rohkem võimalusi interaktiivselt suhestuda ekraanil toimuvaga. Ehk siis nüüd lisaks ühele induktiivsele nupule nagu Cardboardil on sul võimalik liikuda üles, alla, paremale, vasakule ja lisaks selle reguleerida ka heli sellelt samalt seadmelt. Oculus'e koduekraan on aga väga sarnane Oculus Rifti päris VR-i omale. Ehk sul on vasakul pood, kus on võimalik äppe ja mänge osta, keskel koduekraan, kus sa näed viimati kasutatud äppe ja paremal siis kõik sinu äpid, mida sa oled varem alla laadinud. Gear VR on loomulikult super seade 360-kraadiste videode vaatamiseks. Kujuta ette, kui sa oled ise laval näiteks Lion Kingis koos kõikide näitlejatega, see kogemus, mis sa saad, on täiesti uus ja täiesti teistmoodi, mida sul ei ole kunagi võimalik saada, kui sa vaatad lihtsalt 360-kraadist videot YouTube'ist ja näpuga ringi liigud või siis vaatad lihtsalt 2-dimensioonilist videot. Ehk siis loob täiesti uue dimensiooni ja võimaluse kogeda sisu, seda esireas olles, laval olles või kus iganes mujal. Suur osa virtuaalreaalsusel ja eriti kättesaadaval Gear VR-il on kindlasti ka hariduses. Näiteks selle asemel, et lugeda raamatut või vaadata filmi, kus sa näed ainult visuaalselt ja kuuled heli, on sul nüüd võimalik ka seda ise kõike kogeda ja pealt vaadata. Kujuta ette näiteks õppides delfiinide kohta, sa saad koos nendega minna sukelduma ja näha, kuidas nemad käituvad selles keskkonnas ja läbi selle enda kogemuse õppida nende kohta. See on palju enam meeldejäävam ja kaasahaaravam. Järgmine osa on kindlasti ka mängudel, mida on Gear VR-il palju rohkem saadaval kui näiteks Cardboardil. Näiteks üks nendest mängudest on Us2 poolt loodud Land's End, mis on justkui nagu mõistatusmäng, kus saad ringi liikuda ja lahendada erinevaid ülesandeid. Selle juures on väga oluline lisaks sellele visuaalsele poolele ka need interaktsioonid, mida sul on võimalik teha, kasutades siis puutetundlikku ala sinu Gear VR-i paremal küljel olevalt, ehk siis neid mõistatusi lahendades. Sellel platvormil on saadaval ka mitmed teised justkui nagu tulistamise mängud, erinevad puslemängud ja mõistatusmängud, mis on enamasti kõige populaarsemad kategooriad täna. Lisaks vaatame ka juba edasi arenenud seadmeid nagu Oculus Rift, mille peal mul on kõige rohkem põnevust pakkunud nii rallimängud kui Adrift, selline kosmoses liikumise mängud, ka muud nii-öelda puslemängud all tuntud mängud.
Oculus'e kasutamine on väga lihtne, kui sul on paigaldatud lauale olev sensor ja ühendatud see või piisavalt võimsa arvutiga. Oculus'e on sisse ehitatud ka kõrvaklapid ja seda ühendab arvutiga ainult üks kaabel võrreldes näiteks HTC Vive'iga. See on tunduvalt suurema resolutsiooniga kui Gear VR, sest see on sõltub mobiilist ja ka ekraani uuendus on 90 Hz, mis muudab kogu kasutajakogemuse tunduvalt reaalsemaks. Oculus'e peal on võimalik mängida mänge nii kasutades Steam VR mootorit, mis ka HTC-d jooksutab, kui ka Oculus Home'i. Esimene näide siin Ameerika mägedest on just kasutades Steam VR-i. Kogu mängu laadimine võtab tunduvalt rohkem aega ja ka jätab tihti kaadreid vahele, mis tekitab tunde, nagu sa oleksid justkui merehaige või sellised tasakaaluhäired. Ehk see on lihtsalt näitamaks seda, et tegelikult Steam VR-i peal olevad mängud ei ole väga hästi mängitavad Oculus Rifti peal. Tuleb ikka kasutada neid, mis on ehitatud Oculus Home'i peal. Üks minu lemmikmänge kindlasti Oculus Home'i peal, mis on mul siiamaani jätnud ühe kõige muljetavaldama kogemuse, on Project Cars, mis on põhimõtteliselt klassikaline rallimäng. Mis muudab selle väga eriliseks on see, et sa olles virtuaalreaalsuses tõesti tunned, nagu sa ise oleksid selle mängu sees ja juhiksid seda autot isegi siis, kui sul ei ole rooli käes. See muudab tõelise kasutajakogemuse täiesti teistsuguseks ja on isegi tihti fotorealistlikum või väga sarnane fotorealistlik sellele, kui sa istuksid päriselt Audi R8, vaadates paremale, vasakule, ette külje peale, peeglitesse ja nii edasi. Sul on võimalik valida mitut erinevat vaadet, olles ise auto ees, auto sees, auto peal või auto taga. Küll aga tuleb tähendada seda, et peab olema mingisugune referentspunkt või kontekst, sest tihti, kui seda ei ole, võib sul tekkida selline merehaiguse tunne või isegi tasakaaluhäired. Ehk tihti mulle just meeldib see, kui on olemas kontekst ja sa oled ise selle auto sees. Lihtsalt vaata neid detaile, seda tahavaatepeeglit või seda tahomeetrit. See on nii fotorealistlik, et sa lausa unustad, et sa kasutad tegelikult mängu. Teine mäng, kus on mul jäänud üks kõige võimsamaid kogemusi, on kindlasti A-Drift, mis on justkui gravitatsioonivaba mäng, kus sa asud avakosmoses, nautides kõiki neid vaateid maakerast. Samal ajal sa töötad oma satelliidis, kus sa parandad erinevaid osasi ja teed erinevaid ülesandeid. See jätab tõesti võimsa kogemuse, küll aga ei saa seda väga kaua mängida minu puhul, sellepärast et sul tekib justkui selles hõljudes, kuna ma ise istun paigal ja tegelikult ei hõlju, tasakaaluhäire, ehk siis tavaliselt kuskil 20 minutit on maksimum, kui ma suudan sellises gravitatsioonivabas olekus olla. Kolmas mäng on märksa lihtsam ja juba iPadi pealt tuntud Final Approach, kus sinu roll on olla lennujuht, navigeerides erinevaid lennukeid nii maa peal kui õhus, et nad ei satuks omavahel kokkupõrkesse, et kõik toimuks sujuvalt. See näitab seda, kuidas on võimalik kõige lihtsamad nii-öelda vaba aja mängud, mis on tuntud mobiiltelefonilt, muuta palju rohkem kaasaarvamaks kasutades virtuaalreaalsust. Lisaks riistvarale ja tarkvarale investeerib Oculus aktiivselt ka sisu loomisesse läbi Oculus Studio ja näitab, mida on võimalik teha 360-kraadiste videodega või ka tõeliselt interaktiivselt räägitud lugudega. Näiteks see sama Siilipoiss Henry, mida ma muidu võib-olla ei vaataks, aga kuna see on tõeliselt kaasahaarav lugu, kui ma olen ise selles keskkonnas, kuidas see Siilipoiss otsib omale sõpra, kes ka tema nii-öelda okkalise loomuga saaks hakkama, siis see on tõeliselt emotsionaalne ja jääb mulle meelde pikaks ajaks. Oculus'e platvormil on oma aplikatsioonid loonud ka mitmed teised stuudiod, kes jagavad seal nii lühifilme kui ka lindistavad mitmeid live-kogemusi. Näiteks seesama, kujuta ette, et sa saad olla Paul McCartney'ga samas ruumis esireas ja näha tema esitlust või siis olla ka näiteks lava peal koos temaga. See on hoopis teine kogemus sellises resolutsioonis ja sellise ekraani uuendusega, mis jätab mulje, nagu see oleks kõik päris elus. Selle video tegemise ajal ei olnud mul Oculus Touchi, küll aga olen ma seda tänaseks kasutanud ja need on väga meeldivad. Lihtsalt neid kogemusi võrreldes HTC-ga on tunduvalt vähem, küll aga need pullid ise tunduvad palju paremad kui HTC enda omad, mida me vaatame järgmisena. Ja viimasena vaatame seda, mis on võimalik teha HTC Vive'i peal. HTC Vive'i kasutamiseks ja ülesseadmiseks on loomulikult vaja natuke rohkem tööd teha ja ruumi ette valmistada. On vaja paigaldada lasersensorid, lisaks sellele on vaja teha oma tuba keskelt tühjaks, see pultidega ära mõõta ja siis saad valmis mängima. Üks lahedamaid mänge lisaks videokogemustele on kindlasti töösimulaator, Job Simulator, kus sa saad parandada autot, olla kokk või kontoritöötaja. See on graafiliselt väga lihtne elementaarne mäng, allkeline mäng isegi, aga see interaktiivsus ja sarnasus päriseluga on see, mis muudab selle täiesti teistsuguseks ja väga samastatavaks. Küll aga ilma reegliteta, ehk enamus inimesed ja sõbrad, kes mul seda katsutanud on, lähevad täiesti hulluks selles maailmas, kus kõike võib visata ja teha. Samal ajal
Kui seda mõelda teistpidi ja jälgides reegleid, võib see olla ka tõeline interaktiivne koolituskeskus, selle asemel teha seda päris elus. Kujutad ette, et õpid näiteks mehaanikuks ja saad oma auto eri osi tundma õppida läbi virtuaalse reaalsuse ja kättesaadavaks selle muuta üle maailma kõigile. See on tõeliselt üks hea mäng, millega alustada ja teha oma esimene virtuaalreaalsuse kogemus, et aru saada, kuidas pullid töötavad ja et samastada seda oma päris eluga. Mäng, mis muutis aga minu arvamust virtuaalreaalsusest, oli Hover Junkers. Sul on võimalik reaalajas mängida teiste mängijatega üle maailma ja ringi liikuda sellises virtuaalses keskkonnas oma hõljukiga. See on justkui nagu pooleldi sõja- ja avastusmäng, kus kõik toimub reaalajas ja sa tõeliselt unustad, et sa oled tegelikult väikeses ühetoalises korteris, kus ei ole muud sinu ümber. See visuaalne heli on üks pool, aga see, et sa tunned ka ise pulli sees seda vastulööki, kui keegi sinu pihta laseb, kus sa pead ise kükitama ja varjuma erinevate objektidest, sa tõeliselt unustad, et sa tegelikult oled virtuaalses maailmas, kui ka sa mängid seda mängu. Märksa lihtsam näide on näiteks Fruit Ninja, kus kasutada olemasolevat ideed ja olemasolevat disainilahendust, et muuta see märksa põnevamaks ja kaasahaaravamaks. Kui sa lisad selle 360-kraadilise visiooni, et ka sinu pea on jälgitav, kuhu sa vaatad ja samal ajal ka interaktsioon pultide läbi muudab see Fruit Ninja täiesti palju põnevamaks ja lahedamaks mänguks, mida uuesti ja taas avastada. Ehk see näitab potentsiaali ka selliste lihtsamate mängude juures. Väljaspool mängude mängimist on üks põnevamaid maailma kindlasti minu jaoks ka kunst ja animatsioon ja nende loomine. Siin me vaatame, kuidas Disney väikse Merineitsi looja joonistab seda paberi peal animeerides asemel nüüd virtuaalses keskkonnas, mis muudab täielikult dimensioone ja ka vaatajate suhestumist erinevate karakteritega. See muutis tõeliselt minu arvamus sellest, milline on potentsiaal ka kunstil või üleüldse meelelahutusel ja veebil üleüldiselt. Selle aplikatsiooni taga on Google, kes on loonud Tiltbrush aplikatsiooni HTC peal, kus sul ühes käes on tööriist, kus sul on võimalik valida erinevaid värvi tööriistu ja samamoodi ka värvi ennast. Sul on võimalik joonistada sellises virtuaalses 3D mõõtmelises keskkonnas, kus on ise võimalik liikuda sisse välja, vaadata objekti seest väljast. Siin näiteks ma joonistan 3D maja selles samas keskkonnas, kus ma ise liigun, ma saan samamoodi minna majja sisse, joonistada selle maja sisu, joonistada objekte, millest ma saan ise läbi käia ja nii edasi. Kui sa ise seda kasutad, see on tõeliselt kaasaarav ja muudab nii seda, millised võib-olla näevad tulevikus välja nii veebilehed, meelelahutus kui ka kunst ja animatsioon. Seda näitab ka see, kui Microsoft oma Windows 10 uues arenduses või uuenduses kaasab sellega Painti rakendusse, kus ka baastasandil on neid samu asju võimalik kõigil oma arvutis teha. Nad ehitavad sille sisse ka veebilehid seale ja toovad ka odavad VR-lahendused turule, mis kindlasti populariseerib selle kasutust. Lisaks selle kõigele, mida sa nägid, on loomulikult ka haridus, reisimine ja 360-kraadised videod saadaval HTC peal, samamoodi nagu need on Oculus'e ja kõikide varasemalt näidatud seadmete peal. Mis on aga puudused nendel platvormidel kõikidel? Esimene asi, ma arvan, et on visuaalne pool, aga ma arvan, et seal on väga selge trajektoor selleks lihtsalt, et lisada rohkem piksleid, lisada kõrgem uuendussagedus, et see kogemus muutuks meile veel paremaks ja merehaigust ei tuleks mitte kellelgi. Teine asi on heli ja ma arvan, et heli on juba praegu seal, kus on võimalik tekitada 3D efekti heliga ja suunata inimese tähelepanu selles maailmas sinna poole, kuhu heli liigub. Neljas osa on puutetundlikkus või siis katsumine meie meeltena ja see on midagi, mis kindlasti vajab veel arendada. Puldid annavad sulle samasuguse võnke tagasi, nagu sa vajutaksid oma telefoni või nagu su telefon vibreeriks, ehk see ei ole ikkagi päris see sama. Küll aga on välja tulnud igasuguseid siukseid kindaid, kus on võimalik, mis raskendavad sul käe kokkupressimist ja tekitavad su tunde justkui nagu sa oleksid seal ja katsuksid neid objekte. Siis on tulnud välja ka selline nii-öelda jooksulind, mis on igasse suunda võimalik liikuda, kus sul on võimalik ühe koha peal olles ringi liikudes, siis tegelikult liikuda selles virtuaalreaalses maailmas, mis tekitab su tunde, nagu sa oleksid seal. Minu jaoks üks kõige põnevamaid kogemusi on olnud see, kui ma kasutasin seda Samsungi ja Oculus'e koostöös loodud Gear VR-i ühel lõbusõidul, kus oli iste, mis siis liikus üles-alla, edasi-tagasi, paremale-vasakule ja ma panin need prillid ette ja mul tekkis tõesti siuke õõnes tunne, nagu sul tekib, kui sa lähed nendele lõbustuspargi sõitudele, kus on ja nüüd ma kukun alla 90-kraadilisest nurgast, et tõesti samal ajal tegelikult olles koha peal suutis see ära trikitada minu tundemeeled. Neljas asi, mis on lõhna tundmine,
mis kindlasti ei ole veel nii arenenud ja seal on ka veel palju teed minna, et sinna jõuda. Paljud firmad püüavad ka tegeleda nii-öelda meie närvisüsteemi mõjutamisega ja meie ajuvõngetena on meile selle informatsiooni edasiandmine, et kuidas sa muidu seda lõhna tekitad, aga see on täna siiski jäänud veel ainult ulmekirjandusse ja sellel ei ole väga palju praktilisi näiteid, millest võiks areneda mingisugune massiline toode. Lisaks meie tunnetele on arenemist vajavad ka need seadmed ise. Tänasel hetkel me peame olema ühendatud arvuti külge läbi juhtme ja selle juhtme läbi tuleb siis meile kogu see informatsioon, mis tegelikult ei lase meil täiesti vabalt ruumis ringi liikuda. Lisaks sellele on need seadmed ikkagi küllaltki rasked, kaaluvad pool kilo ja enam, pluss veel kõrvaklapid pähe pannes ja sa tunned seda, kui sa oled seda kasutanud tund aega või enam, mis tegelikult ei olegi väga reaalne nii kaua peas hoida. Lisaks sellele on need seadmed ka üsna kallid veel täna, makstes vastavalt 750 ja 550 eurot, pluss veel sinna juurde on vaja osta arvuti, mille hinnad võivad alata kuskil 700 kuni 1000 euroni. Ehk siis kogu pakett on vähemalt 1200 eurot kuni 1800 eurot, sõltuvalt kui võimsa süsteemi te endale ostate. See hind peaks aga vähenema ja samamoodi ka kogemus paranema, ilma et saaks kuskile juhtmega ühendatud iseseisva VR lahenduse poolest, mis oleks sama graafiliselt võimekas kui PC lahendused, aga samamoodi väike ja kaasaskantav kui mobiililahendused. Ja Facebook näitas seda oma eelmise aasta Oculus'e aasta konverentsil ja nad lubasid tõenäoliselt näidata ka töötavat prototüüpi sel aastal, et juba 2019. aastal saavad inimesed seda endale ka osta. Ja viimasena suur limitatsioon ka see, et seal ei ole veel täna nii palju sisu saadaval, et tegelikult tavainimesel võiks olla õigustada endale neid seadmeid koju osta. Ehk siis nii Cardboard kui Gear VR on kindlasti sellised vaheastmed, et tuua inimestele see esimene kogemus, et neil tekiks huvi, et nad tulevikus siis ilmselt soetaksid omale ühe neist seadmetest. Sisu osas me kindlasti näeme ka tulevaid platvorme, näiteks Oculus Connectil näitas Facebook taaskord ka seda, milline võiks sotsiaalmeedia välja näha nendel platvormil, kus me saame inimestega suhestuda, mängida, olla samas keskkonnas, mis on hoopis midagi muud kui need, mida me siiamaani näinud oleme, mis on üsna spetsiifilised kasutajaharjumused. Kui sa oled rohkem huvitatud trendidest ja mis peab juhtuma, et virtuaalreaalsus jõuaks ka täielikult massidesse, kindlasti vaata ka Oculus'e konverentsil olnud Michael Abersi kõne avakõne ja kindlasti ka John Carmacki ülevaadet erinevatest aplikatsioonidest virtuaalmaailmas. Need samad lingid leiad minu About sectionist siin video all. Suured tänud vaatamast seda teist osa 3-osalises miniseriaalis kõik, mida sa võiksid teada virtuaalreaalsusest. Palun vajuta siia i-nupule ja hääleta, milline nendest kogemustest tundus sulle kõige lahedam või millist sa tahaksid ise kogeda enda elus. Lisaks sellele, kui sa ei ole näinud esimest osa, vaata kindlasti seal saad teada, mis asi virtuaalreaalsus on, virtuaalreaalsuse ajalugu lühidalt, see on tegelikult juba kolmas laine, millele me oleme, ja lisaks sellele, miks seda seekord peaks juhtuma. Ja vaata kindlasti kolmandat osa, kus ma räägin, milline on virtuaalreaalsuse potentsiaal tulevikus, milliseid eluvaldkondi see võib mõjutada ja millised on argumendid virtuaalreaalsuse edukuseks ja mitte edukuseks. Ma loodan, et sulle meeldis ja näeme juba järgmises videos.